sellist võin ma nüüd paluda teid korraks veel tähelepanuga ühisesse inforuumi. Aitäh! Kui Tartu Ülikooli professori Marju Lauristini ettekande pealkirjaks me panime hariduse väljakutsed 21. sajandil, siis väga selgelt teadsime me ka Haridusametiga, et paras väljakutse on ka sellise konverentsi korraldamine. Ei ole lihtne tuua inimesi taas kokku ja öelda, et sel korral me teeme midagi täiesti teistmoodi. Aga ma väga loodan, et sel korral meie korraldustiimi poolt suutsime me üht-teist teha teisiti. Ma arvan, et meil kõigil kulub ära üks suur aplaus kõigepealt meile endile, et te tulite koos meeskondadega. Aitäh teile! Et te võtsite kaasa selle loovuse ja julguse, siis teen ma ühe ettepaneku, et tänase konverentsi konspekt on valminud siia seinale. See tuleb teile elektrooniliselt, see jääb märkima midagi, kust me tuleme ja kuhu me oleme teel. On tõsi, et täiskasvanud inimesed õpivad erineval kiirusel. Selles pole midagi halba. Tähtis on, et me hajutame teadmisi ja tähtis on, et me harjutame. Loodan, et see 7i ja 5i mudel ja see innovatsiooni i ehk täpp i peale andsid teile jõudu ja julgust iseseisvalt seda kasutada siis, kui konverentsi melu meie ümbert on kadunud. Ma loodan ka, et see kolmnurga teema sotsiaalsest süsteemist ja julgusest aru saada, et kui meie ei räägi, siis teised ei tea ja meeskond ei saa töötada ilma, kui ei ole paika pandud, kes mida millal räägib. Teades, et androgoogid väidavad, täiskasvanud inimene õpib läbi vigade ja pingutuste. Olen päev läbi mõelnud, kas õpilaste peal saab teha vigu. Aga olen ka mõelnud, et võib-olla võiks vead asendada simulatsioonidega. Ehk lavastada ette neid musti õppepäevi, kus mõeldagi, mis on kõige hullem, mis võinuks juhtuda ja kus on see koht, kus õppida õpetlikest juhtumitest ennem, kui nad juhtuvad päriselus. Tean, et meenutamine toob meie eas õppijatele alati ka selle võimaluse, kus me lisame oma konteksti ja omapoolse isikliku kogemusega vaatenurga sisse. Kas selline sõna nagu müeliniseerimine on teile tuttav, ja või ei? Müeliniseerimine. Müeliniseerimine on meie aju närvirakkude vaheline uute kontseptide vastuvõtmine, mis peamiselt toimub REM-une ajal. Mis tähendab seda, et vana eesti rahva tarkus, hommik on õhtust targem ja inglise keeles kostev I should sleep on it termin ei ole taevast võetud. Seal on midagi, mida täna teadlaste rühmad on kinnitanud, Benneti autor seal taga, kes nad ütlevad konkreetselt ära, et meie aju pakib jupikaupa ja ta armastab, et me rööprähkleme ka oma teadmiste omistamises, sest nii saab meie praegune kogemuste pagas ka maksimaalselt hästi meid toetada ja me teeme neid kontseptsioonide kokkulangemise tegevusi une ajal. Nii et mida ma saan konverentsi lõpetamiseks öelda kindlasti, kui te tunnete, et kõik lahendused ei tulnud täna, ärge peljake, mõni uni ja võib-olla, et tunnete uut kontseptsiooni ja uut hingamist. Igal juhul püsige liikumises. Üks väga tähtis mõte minu poolt, millega ma siis lõpetan selle konverentsi sõnavõttu ja annan lõppsõnaks jutu üle Marikale, on seotud ühe avatud tunniga. Tagasi kooli projekti raames, kui ma juba teadsin, et me oleme koos projektimeeskonnaga valmistamas haridusjuhtide konverentsi ette, ma siis käisin ka tagasi kooli ja tegin ühe avatud tunni 3. B-klassile. Ma rääkisin, kuna ma olin paar nädalat ennem seda kuulanud Marjut rääkimas sellest innovatsioonivedurist ehk viisist, kuidas tiivik ajab ringi ideid, siis ma palusin neil 3. klassi lastel pinalis olemasolevatest materjalidest valmistada spontaanselt üks tiivik. Kõik pusisid paar minutit valmistada ja saime me seal siis ligi 20 tiivikut. Siis ma küsin ainult ühe küsimuse, et kas see tiivik liigub ka? Näidake, kellel see tiivik liigub. Üks väga vahva poiss, natuke trullakam, ta ütles, tädi elab tal Pärnus ja tal on kass. Ütles mulle tagapingist, et aga mis see eesmärk sellel tiivikul oli? Ja kogu klass sai aru, et meil pidanuks olema eesmärk ennem, kui me seda tiivikut tegema hakkasime.
Seejärel hakkasid moodustuma väikesed grupid. Väikestes gruppides vaadati, kelle laual oleks tiivikud, millest annab ümber kujundada liikuv tiivik. Tekkisid esimesed vau-elamused, meil liigub ning klass hakkas iseenesest sujuvalt käima laudkonna juurest ja märkama seda liikumist. Ja me rääkisimegi selle, miks tiivikusse on tarvis panna kõike, mis on seotud haridusuuendustega ja sellega, miks inimesed õppides kogevadki järjest uut ja saavad targemaks ja miks need, kes neid õpetavad ehk õpetajad, ei ole alati võib-olla kõiges nii lennukad, kui õpilased on. Ja siis tõstis üks esimese klassi poiss, ta oli üldse väga agar, tõstis käe ja küsis minu käest, aga ta oli agar, ta tõesti, ta üleni värises seda, ta oli väga entusiastlik. Ja siis ta tõstis käe ja küsis mu käest, aga mis siis saab, kui tiivikusse lähevad tühjad mõtted? Ma arvan, et see on paslik koht, kust öelda teile, muutus algas. Aitäh minu poolt, mul on jäänud veel tänada tänast konverentsi korraldusmeeskonda, kellest kõigepealt alustame Kristenist ja tema tiimist, kes on aidanud heli ja pildi seinale sujuvalt terve päeva jooksul. Suur aplaus sulle, aitäh! Tänase konverentsi korraldamisele andsid hoogu kõigepealt siis Haridusameti juht Andres Pojula ning projektimeeskonna siis Marika Pettai, Marika Kallas, Madis Annus, Kätlin Kalde, Rainer Rannala, Vivi Lokk, Piret Lind ja Katrin Parve. Suur aplaus teile, aitäh! Imetore. Et me panime oma konverentsile, on ikka kõlada või ei kõla, üldse ei saa aru. Panime oma konverentsi nimeks siis Muutus algas. Ja kunagi, või me oleme tegelikult muutustest peaaegu igal konverentsil rääkinud. Ja minul on ühelt konverentsilt meeles, ma ei mäleta enam esinejat, aga ta rääkis meile vooseisundist. Ja minul tekkis link kohe selle konverentsiga, nii et ma väga siiralt loodan, et te selles täna alustatud muutuse algusega jääte sellesse vooseisundisse, ehk siis muutus jätkub. Ja kuidas ta siis jätkub? Et te täna lahendasite kõik ühte või mitut probleemi. Me küsime sellel korral teie käest natuke teisel viisil tagasisidet. Ja me küsime tagasisidet selle kohta, nagu ikka, mida te konverentsilt õppisite ja mida te kaasa võtate. Aga me küsime teilt ka tegevuskavasid. Et kuidas selle täna kaardistatud muutusega te ellu või edasi plaanite minna. Ja need julged, kes esitavad oma tagasisided ja tegevuskavad, aga mis siin karta on, sest nagu te mäletate, siis kõik julged, kõik ongi julged ja eksimine on tunnustamist vääriv, siis neile, kes vajavad, ega meil need coachid ka siin asjata ei olnud. Saame me lubada edaspidiseks coachide tuge selle sama muutuse elluviimiseks. Ja loodame siis, et see muutus jääbki kestma. Meil on igal aastal konverentsil olnud ka võimalus videoülekandeks. Ja neid võimalusi kasutatakse erinevalt. Siinkohal tahan ma tänada kõiki neid, kes on täna kaasa toimetanud üle videosilla. Ja see on jälle olnud meie korraldajate jaoks tõsiselt südant soojendav fakt. Meile registreerus 40 meeskonda, kes tahtis seda konverentsi kaasa teha üle videosilla. Ja kuni selle hetkeni, kui ma sealt laua tagant siia ette tulin, oli meiega kogu aeg kaasas olnud 37 meeskonda. Et see on imepärane. Nad tegid ise YouTube'i siis lingi, kus nad jagasid omavahel ka veel toimetusi, kes rõõmustas lõunasöögil saadud pitsa üle, kes kurtis selle üle, et lõuna tuli liiga kiiresti ja meil on just nii põnev. Et see oli imetore ja see on tõsiselt tunnustamist vääriv ja usun, et ka järgmine aasta, kui me peaksime samal viisil jätkama, siis teist keegi ei ole kurb, et nad ei mahu siia saali, sest Tallinnas lihtsalt ülearu palju suuri konverentsisaale ei ole. Et ka kodus on vahva töötada ja nii vahva, et võib-olla on isegi veel vahvam. Mis veel? Natuke rääkisin sellest graafilisest lihtsustamisest ja joonmeediast, miks ta täna siin on.
me oleme ka selle peale mõelnud. Ma arvan, et see on suur oskus, kuna hariduses väga palju räägitakse, panna see keeruline asi, mida me räägime, lihtsasse pilti. Ja nii oleme me juba teinud eeltööd ja järgmine aasta saame me pakkuda haridusasutustele 3 koolitusgruppi graafilise lihtsustamise teemal. Nii et grupp on kuni 60 inimest, jälgige reklaami, saavad esimesed, saavad tublimad, kes siis kiiresti reageerivad. Ma usun, et te täna võtsite siit kaasa vahvad tööriistakastid. Need juba, mida Margit nimetas, on need siis 7 i-d või 8 hullu, eestikeelne tõlge. Just. Vahva 3-nurga, coachidelt kõlanud koostööpäeva mõtte või 3 M-i mudeli ja võtate ka kaasa endale ühe võimaluse selle sama graafilise lihtsustamise. Aga enne kui ma päriselt lõpetan, tahan ma siiralt ja südamest tänada Margitit, kes, et teil ei jääks tunnet, et ta on olnud lihtsalt meie konverentsi moderaator, siis Margit on käinud meiega kaasas selle väga pika meie endi õppimise tee, otsides seda kõige paremat võimalust sellele konverentsile uue formaadi andmiseks. Me oleme väga intensiivselt töötanud, peaaegu iganädalaselt, Margit liitudes meiega üsna pingelisel ajal, tehes ka veel teisi suuri konverentse, on leidnud selle aja, on meid tõsiselt rikastanud, õpetanud ja andnud palju inspiratsiooni. Nii et suur tänu sulle, Margit, ja ilusat jõuluaega. Aitäh. Ja. Kui ilus. Ja. Aitäh. Ime tore. Aitäh. Kui tore. Aitäh. On üks inimene, keda me veel tänanud ei ole. Ta lubas kuni meie viimase sõnani pilti joonistada ja kui viimane sõna meie poolt on tehtud, siis me saame ka Siirile teha suure aplausi, kes selle visuaalse lihtsustamise meiega koos läbi tegi. Kas kõik sõnad on nüüd öeldud? Kas meil tuleb veel midagi? No ei tule, tuleb nagu pigem see, et hoidke muutus töös. Suurepärane, aitäh ja suur aplaus ka Siirile. Ja rõõmsa kohtumiseni homme õhtul.